Tere hommikust! On neljapäev ja täna on tööpäev ja kell on praegu, ma arvan, kuskil 8:30 ja mina olen siis autos ja ma olen täitsa kodustes riietes, et ma ei ole minemas kontorisse. Ma tegelikult viisin just Melinda lasteaeda ja nüüd võtsin kohvipausist endale kiiresti kohvi ja ühe väikse apelsinikeeksi ja liigun nüüd tagasi koju ja ma pean veel võtma sularaha kuskilt, sest miks ma täna olen kodukontoris on see, et mul on täna tulemas lõpuks ometi muld. Et see esimene ettevõte, kust ma seda mulda tellisin, nad ei toonud lihtsalt mulle selleks ajaks, nagu nad lubasid, neil oli kogu aeg mingi autoprobleem ja ühesõnaga siis ma otsustasin, et ma võtan teisest kohast. See tundus juba lootusetu ja ilusad ilmad on juba tulemas ja ma väga tahan oma need aiakastid mullaga ära täita ja mul on juba aiakastid, nii et sõidame koju ja ma näitan teile, millised kastid mul juba aias on. Et siis täna äkki ma saan ühe nendest kastidest ka ära täidetud. Eks vaatab, et ma ei saa liiga palju füüsilist teha. Et siis jõudu mööda vaatab, eks nädalavahetusel Herman tuleb tagasi, Herman on praegu Viinis, neil on mingisugune televisiooni teema, aga nad tulevad siis, Herman reede õhtul tuleb tagasi, et siis äkki ta aitab mind selle mulla vedamisega. Igal juhul long story short, lähme koju ja siis ma teen teile väikse ülevaate, millised minu kastikesed seal aias on. Nii et näeme varsti. Siin ja siin olid enne meil puud ja need meil siis liigutasime nüüd teise kohta. Need läksid nüüd sinna nurka ja siin on siis minu kastid ka, mis ootavad siis mulda. Kolm kasti. Ja siin on, me tõstsime siis vaarikatelt ka selle kasti ümber ja ma panen siia kasti siis hoopis herned. Ja võib-olla midagi veel, aga vaarikad jäid nüüd ilma kastita praegu. Ja siis puu. Siin on üks puu, siin on teine puu. Ja täna peaks siis muld tulema, peaks selle koha peale umbes tulema. Sinna. Loodame, et tuleb. Ja siis ma saan kastid ära täita. No nii, väike update. Kell on 1 saanud ja kell 12 pidi tulema mullamees ja siiamaani ta ei ole tulnud. Ütles, et tuleb kella 9. Kell on ütle 5 minuti pärast on kell 1. Mullameest ei ole siiamaani kuulda olnud. Kell 2 hakkab mul koosolek. Ma ei tea. Et selle mulla, ma mõtlen, kui raske saab olla mulla tellimine. Et ma tegelikult tellisin ju alguses ühest teisest firmast ja seal ka mitu korda pidi tulema neljapäev, pidi tulema reede, siis pidi tulema esmaspäev, siis öeldi, et tuleb teisipäev ja siis ma loobusin nendest, sest nad kogu aeg lubasid, aga ei toonud mulda. Nüüd ma võtsin teise mullamehega ühendust, kes lubas mulle mulda kell 10 hommikul täna, siis ta ütles, et jõuab kell 12, siis ta ütles, et ta jõuab kell 1 ja ma olen juba täitsa ärevil, et kas ma jään jälle mullast ilma. See ajab mind natuke närvi, kui raske saab olla mulla toomine või ma ei tea. Aga okei, 5 minutit on tegelikult veel aega ja siis on küll jama, et kella 2 hakkab mul koosolek. Igatahes, palun. Ma tahan, et muld jõuaks, ma tahan panna seemned mulda juba, ilusad ilmad on. Pikk nädalavahetus tuleb. Please, ma tahan mulda. See teeb mind õnnelikuks, kui mulda on. Nii, kell on vahepeal saanud 5. Ja mul on tööpäev läbi, nüüd ma pean kiiresti minema Melindale järgi ja õues on uskumatu suvi.
mingi 18, ma ei tea, 20 kraadi nõues. Igal juhul ma pean praegu kiiresti sõitma nüüd, muidu ma nii läks lasteaeda. Meie siin proovime neid kaste täita. Meil on, tegelikult palju ei olegi veel. See pikem kast on seal veel pool tühi ja siis see väiksem kast siin. Need, natuke peab siia veel lisama, et oleks ääreni trikki täis. Aga muidu on siis need täis ja meil on siin veel terve hunnik mulda. Kas sa üritad alla lasta liugu või? Oi, kombekas läheb nii mustaks. Aga meil on vaja veel täita sealpool üks auk. Ja üldse siin on näha, et on vaja nagunii terve see plats mullaga katta, et ma arvan, see muld kenasti kulub ära. No, oli tore või? Tere hommikust, on reede, on 18. aprill ja on megavara hommik, märkasime täna kell 6 üles, praegu on kell 7 läbi 12 minutit ja mõtlesin täna ka natukene vlogida ja ausalt öeldes, kui me täna aknast välja vaatasime, siis meil on külalised ja ma kohe jagan teiega, kes meil siin aias on. Meil on pardid aias. Emane ja isane part. Emane magab. Mõlemad vist magavad, aga emane on pikali nagu minu. Ma ei tea, kuidas linnud on. Vot. Ja siin ma olen natukene mulda juba vedanud. Siin on tegelikult seal on veel vaja viia. Terve ümber see kasti see ümbrus on, udune. No. Kogu see kasti ümbrus on vaja vedada. Hunnik on siin ja kastid on juba tegelikult täis. Mul on juba pandud herned, mul on pandud sibul. Ja ma mõtlesin täna panna äkki salati, redise ja porgandi ka. Aga täna on siis nüüd siuke lugu, et ma hakkan putru tegema. Siis on plaanis koristada ja siis mingi aeg enne lõunat tulevad meile külalised. Tuleb sõbranna oma perega ja kuna meil kummalgi lastel olid sünnipäevad, meie olime haiged, nemad olid reisil kuskil ja kummagi lapse sünnipäevasid kumbki meist ei saanud nagu käia õnne soovimas. Aga siis me teeme nüüd selle tagant järgi ja jah, et tuleb selline tore päev ja lubab täna siin Viimsis ka 21+ kraadi ja isegi päikest siin pärast lõunat. Et lubab tulla hea päev. Nii, on ikka veel reede. Külalised olid siis päeval. Megasoe ilm oli. Ja praegu on siis juba kell mingi 7 ma pakun. Ja ikka on megasoe, et ma olen suht kergelt riides. Ja tegelesin just siin omal roosipendaga. Tegin siis roosile väetist. Ja siis natukene rohisin siin. Ja isegi mul on need issand, kuidas nimetatakse. Ühesõnaga, mul on need mingid mini-hüdrangead. Nendel on mingi teine nimi. Need on ka ellu jäänud, ilusti pungad tulevad. Ja roos ilusti kasvab ja. Siis ma olen mingid võõrasemasid ostnud, mingid taimi lillepoti pannud. Siis ma olen ostnud juurde selle lillepoti. Savi on ikka minu teema. Pean sellega veel tegelema ja siis ma nendele 2 potile leian oma kohad. Need vist jäävad mul siia paika praegu. Ja siis tulbid on mul kõvasti kasvanud siin. Midagi veel ei õitse. Aga siin olen siis tegelenud natukene. Need kastid on mul veel
tühjad. Ma arvan, et homme ma tegelen äkki selle kastiga. Siin on mul ma panin juba ühe selle nõu ära huvi pärast. Ja siin on mul siis 2 rida sibulaid pandud. Ma ei tea, mis ma sinna poole veel panen, ma mõtlen. Siia ma panin ära porgandit ja redise. Ja ma pean kateloori siia otsa veel juurde panema. Ja seal on mul herned ära pandud. Ja vaarikad on mul täitsa ilus. Täitsa ilus on. Et ma olen väga üllatunud. Siin on ka pungod tulemas ja siin on tulemas ja täitsa ilus. Jah, et ma pean veel mõtlema, mis ma sinna kasti panen, mis ma sinna kasti panen ja mis ma siia kasti panen. Äkki ma panen siia 2 tomatit. Ma mõtlen. Ja äkki ma võin panna siia basiilikuid ja niukseid asju, mis tomatiga kokku sobivad. Ja äkki ühte nendesse ma panen ka tomatit. Ühte nendesse, ma ei tea kumba, ma panen salati ja panen peenravaiba. Vot. Mul juba tundub, et mul jääb puudu peenraid. Tere, on pühapäev ja nüüd on täiesti vihmane päev on täna. Täna on siuke tubane päev. Ja meie tegime eile õhtul veel, Herman on nüüd kodus. Tegime siin ikka korralikult tööd, me vedasime kõik selle mulla siia laiali. Meil oli siin ennem niuke, kuidas ma ütlen, see ei olnud see muld, vaid siuke saviliiva mingisugune imelik pinnas, kus muru üldse ei kasvanud. Ja siis me katsime selle siin mullaga, panime seemed peale. No vaatame, mis juhtub. Praegu on siin vihma sadanud korralikult. Vesi ei ole veel isegi korralikult ära läinud, et siin on naabril on puhta järv seal. Aga jah, et seda mullahunnikut meil siin enam ei ole. Seda mullahunnikut jah, enam ei ole, aga me tegime ikka korralikult tööd eile. Nipet-näpet olen veel teinud ja mõned võõrasemad on mul potti pandud. Ma ei tea, kas ma neid näitasin. Aga üks huvitav asi veel, et meil on mingi pardipere siia tekkinud, et üks päev olid nad meil lausa aias. Isane emane part ja nüüd järgmised päevad ma olen neid näinud lihtsalt väljaspool meie aeda, aga siin samas meie aia taga kraavi ääres on neid näha olnud iga päev, et ma ei tea, mis nad siin mõtlevad, mis nad siin teha plaanivad. Igal juhul jah, sellised sõbrad on meil. Ja täna on püha päev jah, et meil on siis selline pikem nädalavahetus nüüd olnud, et plaan on nüüd selline, et tubased tegevused, et me eile olimegi maksimaalselt õues, et tegime ikka korralikult tööd õues, füüsilist tööd. Ja selle arvestusega just, et täna ongi terve päev on selline vihmane. Ja Melinda rahulikumalt. Ja tegingi just siin omale kohvi. Ja no mis seal ikka, et ma räägin, et te juba nägite ka, et ma olen tõesti lapseootel ja me ootame siis teist beebit. Ja mul on pool on tehtud, et siis 20. nädal on täis. Ja jah, mis ma siin ikka pikemalt räägin, et jah. Aga jah, meie pere saab siis lisa endale. Melinda saab endale väikese sõbra. Ja ühesõnaga, aga täna siis jah on pühapäev, on pikem nädalavahetus, et aiatoimetused tegime Max eile ära. Täna väga õues midagi ei tee, võib-olla üldse ei lähe õue, et kogu aeg sajab. Et siis plaan on siis täna koristada, mul on täna tööd, käibedeklari tähtaeg on ja niisama lepotan kodus puhkame. Siin reedel imeilus ilm, olime terve päeva õues, mul olid külalised. Eile olime õues terve päeva, et oli tegelikult tore nädalavahetus. Aga jah,
praegu on siis niimoodi, et tubased toimetused tänaseks. Nii, tere hommikust. Tere hommikust. Tule siia poole. Tere hommikust. Täna on, mis päev täna on? Ei, täna me ei lähe lasteaeda. Täna on laupäev. Laupäeval on lasteaed kinni. Ja täna siis, praegu on hommik. Lindo. Ja mul on siin üks pakk. Ja mul on siis, muideks ma jõuan tõsta seda. Jõuan. See pakk jõudis eile. Ja see pakk siis sisaldab lillesibulaid ja need on pärit siis Hollandist. Ja lisaks sibulatele ma tellisin kohe roositaime, mis on siis mul kohe siin. Et võtsin ühe valge roniva roosi ja plaaningi sellega nüüd siin tegelema hakata. Vaatan, tal on juba pungad ka ääres, ette tuleme nii tihti. Ja siis mul on siin erinevad sorti. Mul on siis tulikaid siin erinevaid. Mul on gladioolid, sellised sibulad. Mul on siin päris palju erinevaid daaliaid. Daaliad, jah. Siis mul on, mis ma siis veel võtsin? Noh, daaliaid, jah, igasuguseid erinevaid värve ja kujusid ja suuruseid. Ja daaliad hakkavadki mul siin enamus silma. Et neid ma võtsingi Melinda ja siis tulikad, sellised. Ja mis ma siis veel võtsin siin? Engi enam oissid tuleb niimoodi mulda. Enamus ongi daaliad, aga mis see nüüd on siis? Gladioole võtsin ka, jah. Ja ma katsukski täna mingi osa nendest kindlasti mulda ära panna. Ja veidike pean lugema, et kas ma pean need ka vette panema enne paariks tunniks, enne kui ma mulda panen. Aga ja siis mõned taimed, mis mul siin veel on toas ka, ma paneks õue ära, tomatid vist veel mitte. Aga katsuks enamus täna homme siis õue ära panna lihtsalt, sest nii, ma käisin poes ja ma mõtlesin, et ma pakin oma asjad kohe lahti ja ma teen hauli teile, mis ma toidupoest ostsin. Ja teid ju kindlasti huvitab see, mida teised inimesed poest ostavad. Ja ma vist ei ole teinud ammu sihukest asja, nii et hakkan järjest näitama. Me siis oleme üritanud vältida siin suhkrusöömist ja muidu olen steviat ostnud, aga nüüd ostsin sihukest asja nagu mahe tatlisuhkur. Nii et tatlisuhkur, vatsa kohvijoad, siis meil on tavaliselt piimad, mis on laktoosivabad, 2 tükki. Siis WC-puhastusvahend, siis üks see, kuidas nimetatakse, pesuäädikas, siis sukapüksid ja grillribid, teriyaki grillribid, siis teeme kohe siit ühe roti veel. Meil on siin kurki, palaleiba. Siin on Hispaania tapas, siin on jamon serrano, fuet ja chorizo. Siis meil on Kreeka seda jogurtit. Minule meeldib farmi oma, sest see on nii mõnus kreemine, see on õige tekstuuriga. Melindale maiuspala. Siis tomatit, lõhe. Siis kurki, jahu, sest meil on pühapäevad, pannkoogipäevad. Siin on noorulaadi, siis hapukurki. Mul on hapukurgi isu, siis ma ostsin sellist hapukurki. Ja siis üks salat. Porgandit, meie sööme päris palju porgandit, ka niisama krõbistame. Kas hummusega või lihtsalt niisama. Siis viinamarja,
mul on siis viinamarju ja tavaliselt ma ostan poest ilma seemneta viinamarju, et Melinda saaks ka süüa. Siis banaani ja seekord ma ostsin ökobanaani, sest need tavalised banaanid olid nii koledad. Ja et ma otsustasin võtta neid kallimaid ja need on nii ilusad ja suured olid. Imelik, et nüüd külmkappi selle kilekotti pannakse. Ja see on kõik. Ja siis ma lihtsalt käisin, võtsin kohe paki ära endal. Ja paki sees. Vaatame. Paki sees on mul mikrofon, wireless mikrofon. Ma nüüd ei tea, mul see eelmine käis telefoni külge ja mul see hästi ei olnud mugav eriti kasutada. Aga proovime seda. Ma loodan, et see sobib mu telefonile ja vaatame, kuidas selle heliga on. Eriti õues, kui on niisugune tuuline värk, et siis on hea, kui on mikrofon. Igal juhul saab proovida. Ja siin on 2 mikrofonid, saab siis 2 inimesega siis filmida. Ja see oligi minu toidupoe haul. Me teen nalja. Mis nalja sa tahad, et ma teeksin? Kuku käge. Piibi taga kutsu üks. Hoidake kinni. Sinul on üks kutsu ja beebil on ka. Mõtlesin natukene siis, et ma panin nüüd selle mikrofoni peale, et vaatame, kuidas see heli kvaliteet nüüd on, et kas on parem, sest ma ise märkasin küll, et kui ma neid videoklippe kokku panin, siis need olid nii seinast seina helidega. Et mõtlesin, äkki mikrofoniga on vähe ühtlasem see teema ja paremini kuulda ja nagu selgem. Ühesõnaga, ma praegu teen siin omale võileiba ka. Kell on mingi 18:47, ma arvan, ma teengi endale õhtusöögiks võikud. Melinda sõi just sõrnikuid ja Melinda, kas sa tahad ka võileiba või? Okei. Siis teen endale praegu ainult. Ja mõtlesin, et ma siis samal ajal räägin, et kuidas mul selle rasedusega praegu on läinud. Ma ei ole sellest, või ma ei teagi, ma olen nagu kahe vahel, et kui palju sellest nagu rääkida, sest ma tean, et inimesed, kellel endal nagu parasjagu seda beebiperioodi ei ole, siis see nagu ei ole nii põnev teema. Ja nagu nii seda, ma arvan, neid beebiteemasid ja neid teemasid tuleb söögi alla ja söögi peale, et ma ei tea, kui palju seda nagu siin kajastada. Ja teine asi veel see ka, et kuna ma ju olen alles lapse ootel ja beebit ei ole veel, et tahaks ikka ju, et mingid halvad energiat või kuidagi teiste inimeste mõtted nagu või ma ei tea, äkki on mõned pahatahtlikud inimesed kuidagi, et ei tahaks nagu vältida seda, aga samas mis seal ikka. Ühesõnaga, jah, et võib-olla sellepärast ma ka siin nagu väga ei kuulutanud seda, aga midagi pole teha, kõht juba paistab välja. Ja ehk et siis see seletab ka asja, miks mul siin vahepeal oli tervisega probleemid ja mul oli esimene trimester oli siis oligi jaanuar-veebruar olid nagu kõige hullemad. Ma küll ei joksendanud, ma Melindaga ka ei joksendanud, aga lihtsalt halb olla. Ja minu meelest asja tegigi kõige hullemaks see, et ma ei joksenda ka, et ma ei saa nagu sellest, tavaliselt pärast oksendamist on ikka nagu korraks nagu parem olla, aga mul kuidagi ei tulnud seda okset, ma küll proovisin omale näppe kurku ajada, aga ei funkanud ühesõnaga. Aga õnneks see aeg on nüüd möödas. Ma isegi võtsingi veebruaris puhkust sellepärast, et ma ei suutnud üldse olla ei ühte ega
teist nagu, noh, ühesõnaga igas asendis oli halb olla. Ja ma otsustasin, et ma võtan puhkust, et ma lihtsalt vegeteerisin põhimõtteliselt terve see aeg. Ja õnneks on see nüüd möödas ja praegu mul on okidoki olla. Mul on ära olnud juba siis loote anatoomia ultraheli ja kõik oli praegu korras. Ja loodame, et nii jääbki. Ma olen mingi 4-5 kilo olen umbes juurde võtnud. Ma ei mäleta, kuidas mul Melindaga oli. Ma arvan, et see ei ole oluline ka. Ja mis siis veel rääkida, et ma ei ole väga palju ma ei ole üldse tegelikult beebi asju veel soetanud. Ma olen enam-vähem veebipoodidest nagu valmis vaadanud, mida ma tahan. Hea on see, et me saame kasutada, näiteks meil on see käruraam on alles, et ainult hällikorv peale osta. Päris palju asju saab nagu uuesti kasutada Melindast ja riideid ka ma just täna sorteerisin seal, et Melinda riideid ma saan kasutada uuesti. Ja mitte kõiki, aga ma seda seal sorteerisingi, et jah. Ja ma veel ostma ei ole asju hakanud. Aga eks ma jälgin veebipoodidest, võib-olla tulevad mingid head pakkumised, et siis need, mis ma olen nagu välja vaadanud või mis mul on silma hakanud, et siis ühel hetkel võib-olla teen need ostud ära. Aga hetkel veel ma ei ole midagi ostnud. Ja nüüd on juba teine laps, natukene on seda kogemust ka, et eelmisest korrast, et mis esimene kord ikka sai vast mingit pahna ka kokku ostetud, kuna ei teadnud ju, kuidas asjad lähevad, et nüüd ma juba tean ka, et mingid asju mina ei kasuta ja mul ei ole mõtet kasutada või mina ei näinud endal pointi ja mul on võileivad valmis saanud. Et jah. Ja ma arvan, et ma lähen ka päris palju nüüd mitmete asjadega lihtsalt nagu korduvkasutuse teed pidi, et ei pea kõik asjad olema täiesti uued, et võivad olla teise ringi asjad, välja arvatud nagu turvatool ja mingid sellised asjad, turvahällid. Et need asjad on nagu sellised asjad, mida ma eriti teiselt turult ei taha osta. Või tähendab järelturult, et need ma tahan kuidagi nagu poest osta, et olla kindel. Et need on töökorras. Aga jah, et siis jah, et andke mulle teada, et kuidas ma selle nagu raseduse teema ja beebi teemaga nagu peaksin kanalil nagu, ma ei tea, ma ei kujuta ette ausalt öeldes, kui paljusid inimesi see asi huvitab nagu. Ja kui ma olen selle kombel, ma olen märganud, et mul on tööl on ka päris paljud on nagu niimoodi minuga samaaegselt beebiootel ja üldse ümberringi ma märkan hästi paljud, isegi mõned YouTuberid, keda ma ise ka jälgin, on järsku tulnud nagu nende beebi uudistega välja, mis on nii vahva iseenesest ja mul on mega hea meel selle pärast. Aga ma nägin vist mingit Statistikaameti postitust, kus oli kirjas, või kus oli välja toodud, et eelmine aasta oli vist rekord nagu madalaim sündide arv Eestis eelmine aasta siis jah. Kas oli alla 10 000, ma ei tea, mul on niisugune tunne, et 2025 vist tehakse see küll nagu tagasi, sest ma näen ümberringi nii palju inimesi, kes on beebiootel, ise kaasa arvatud. Et mis on ju tegelikult ainult tore, et järelikult inimesed kuidagi võib-olla see hirm on kadunud ja võib-olla mille pärast nagu pere loomine lükati edasi ja kuna meil on ju igasuguseid sündmusi siin ümberringi toimumas. Aga elu läheb ju ikka edasi, ükskõik. See on nagu iga aasta kevad tuleb ikka, kevad ei jää tulemata. Aga jah. Andke mulle siis kommentaaris teada, et siis ma tean, millele ma oma fookuse panen. Praegu on olnud rohkem nagu aiandusvlog, aga võib-olla siis, ma ei tea, ka võib-olla beebiteemasid ja neid asju ka.
ja tegelikult te võite üldse panna mulle kommentaari, et mis külge te tahate näha rohkem meie elust, et võib-olla seda meie tööelu rohkem, ma ei tea, mida iganes. Et oleks ülihuvitav, sest ma ise nagu kohati, nagu paljud teisedki YouTuberid on rääkinud, et kuidagi see enda igapäevaelu tundub nagu mega igav, et keda see huvitab ja nii edasi. Või siis, et noh, ühe korra näitad midagi, et noh, miks ma peaks seda veel näitama või ma ei kujuta ette. Et jah, andke märku. Ja ma arvan, et ma tõmban selle vlogi otsad siin praegu kokku, et ilmselt see vlog tuli mul mingi 20-30 minutit. Et ma pikemaks ei taha seda teha, et tõmban siin otsad kokku ja soovin teile ilusat nädalavahetuse jätku ja üldse ilusat kevade jätku ja loodetavasti tulevad ilusamad ilmad. Nii et aga praegu tšau!